EV100 turundusidee. Ja nüüd lähme edasi ja meie järgmine rubriik on koostöös Eesti Vabariik 100-ga. Ja meie plaan on siis selline, et igal nädalal tutvustame ühte Eesti Vabariik 100 üritust ja arutame koos saatekülalistega, kuidas sellest üritusest saaksid kasu ettevõtjad ja erinevad organisatsioonid ja saaksid sellest koostööd teha. Ja täna on meil siis siin 2 arutajat, ehk siis kaasust tutvustab Vahur Puik, kes on MTÜ-st Eesti Fotopärand ja kes on Ajapaiga projektijuht ja projekt on ka Ajapaik. Ja siis Raini oleme palunud CV Online, kes on siis CV Online uus turundusjuht, oleme palunud siis kommenteerima ja mõtlema kaasa ettevõtjate seisukohalt. Ja lühidalt siis nii palju, et projekti nimi on Ajapaik ja see kutsub siis inimesi appi geokodeerima fotosid nii, et seal oleks võimalik näha, kuidas meie riik ja paigad ajaloo jooksul muutunud on. Nii et hästi selline põnev asi, ole kena räägi, kui kaugel see projekt nüüd on, missugust abi te vajate ja mis te päris täpselt teete? Ajapaik iseenesest ei ole nüüd Eesti Vabariik 100-ga seoses ellu kutsutud, vaid on juba tegelikult päris mitu aastat töös olnud. Jah, kui nüüd mõelda, siis selle nädala lõpus saab sellest 6 aastat. Wow. Tegelikult kui Ajapaik oma esialgsel kujul ühel Garage 48 hackathonil sündis. Ja lihtsalt me avastasime, või meile tundus ühel hetkel, et see tegelikult väga hästi oma idee poolest haakub ka selle EV100 kingituste kontseptsiooniga, ehk et midagi, mida me saame üheskoos teha iseendale. Ja tõepoolest minu enda taust on seotud muuseumide ja fotokogudega muuseumides ja sealt on siis sealt see nii-öelda tunnetatud vajadus, et praegu tegelikult, kui kogu seda huvitavat ajaloolist materjali digiteeritakse ja ta muutub üha lihtsamalt kättesaadavaks ka veebi vahendusel, siis on seal ikkagi üks suur probleem. See sisu on otsitav ainult tekstipõhiselt. Ehk et see sõltub sellest, kuidas mingisugust pilti on kirjeldatud. Mingisugune pealkiri, mingi väike kirjeldus, aga need kirjeldused omakorda on esiteks loogiline, nad on keelespetsiifilised, ehk et Eestis on nad eestikeelsed ja lisaks sellele on nad ka ajastuspetsiifilised. Ehk et ma praegu vaatasin siit samast meie lähipiirkonnast, et ma näen, et siin on vana raadiomaja hoone, on pildi allkirjaga raadiokomitee hoone. Et kui palju nii-öelda tänapäevaseid kasutajaid oskaks kasutada sellist märksõna, et otsida pilti sellest vanast raadiomajast. Ja siit ka siis see probleem või soov tegelikult sellist pildilist materjali asukohaga siduda. Et see ei teki iseenesest, kui pildid ära digiteeritakse, see on vaja sinna juurde koguda ja tegelikult see on mahu poolest nii suur ülesanne, et ei ole mõeldav, et seda suudaksid teha muuseumide või arhiivide töötajad ise. Koguse poolest ja teisalt ka selle poolest, et nad ei oska seda teha kõigi oma kogus olevate piltide kohta. Nii et see on olnud see lähtepunkt, mis on olnud Ajapaiga mõte, et põhimõtteliselt selline Wikipedia sarnane tööpõhimõte, et igaüks saab kaasa lüüa, kes tahab või oskab. Ja idee on selles, et me võtamegi siis need pildid nendest peamiselt avalikest kogudest ja on mingisugune, enamasti on vähemalt mingisugune esmane asukoha määratus seal olemas linna tasandil, et me teame, et see on nüüd Tallinna vaade või midagi sellist ja kutsume siis kõiki soovijaid, huvilisi neid pilte sirvima ja juhul, kui nad ära tunnevad, mis koht on pildi peal, siis see ka kaardile märkida. Ja tegelikult tänu sellele tekivad meil siis need nii-öelda geograafilised andmed, mille abil on tegelikult võimalik mõelda siis uusi või nii-öelda jätkurakendusi, et mis haakub ka meie sellise tehnoloogilise kontekstiga, kus meil kõigil on asukoha teadlikud nutiseadmed ja hästi loomulik on kujutada ette, et ma võiksin ju nii-öelda ringi liikuda linnas ja et ma saangi kohe, olles nüüd mingis punktis, vaadata seda vana pilti sellest samast kohast. Et hästi loomulik mõte, tehniliselt hästi lihtne, aga see ongi puhtalt need andmete taga. Et kas meil need 10 või isegi 100 000 pildid fotokogudes, kas neil on need andmed küljes või mitte. Ja siis järgmine etapp
mida me siis, milles me ka kõiki osalema kutsume, on siis, see on ka väga levinud printsiip, ka tänu sellele, et pildimaterjal on lihtsamalt kättesaadav, on see kõigile tundnud enne ja nüüd võrdluspõhimõte, ehk siis ülepildistamine või refotograafia. Et me püüame võimalikult täpselt korrata selle vana foto rakurssi ja see on just huvitav on selle printsiibi juures, et mida täpsemalt me suudame siis seda võttanurka korrata, seda selgemalt tuleb siis esile see, mis muutunud on. Et lihtsalt sellest ei piisa, kui me teeme, et see on sama maja, et tegelikult tõesti, et me peame sellega selle võimalikult lähedalt tabama seda esialgset võttenurka täpselt. Et see on olnud ajapaiga platvormi siis nii-öelda eesmärk ja idee. Ja tegelikult nagu ütlesin, et tõesti juba 6 aastat sellisest kõige esialgsest tekkimisest ja nüüd ütleme, viimased 2 aastat on sellised, kus hakkab nagu hoog tekkima. Et tegelikult umbes 2 aastat tagasi me sidusime ajapaiga platvormi kokku Eesti keskse muuseumide portaaliga Muis. Nii et meil on siis võimalik sealt Muisist pildimaterjali ajapaika tõmmata. Ja ühesõnaga see tagas meile selle, et siis nagu see pildimaterjal, just selle ajaloolise pildimaterjali hulk hakkas oluliselt kasvama. Ja nüüd aja jooksul oleme siis liitnud veel mõned Eesti erinevad fotokogud, mis sellisel moel liidestatavad on. Aga ühesõnaga pildimaterjali puudust ei ole, et tegelikult küsimus on just nimelt selles, et kaasalööjaid on juurde vaja. Palju teil praegu kaasalööjaid on ja palju juurde vaja? Ega siin sellist piiri ei ole, et me räägime umbes 9000 individuaalset kasutajat kuus, kes ajapaiga platvormil käib, osa neist on korduvkasutajad, nii et aga piltide vaatamist on päris palju, vist eelmisel aastal oli meil neid lehekülje vaatamisi seal 1,5 miljonit, mis on siis nii-öelda üksikud pildid, mida põhimõtteliselt vaadati. Aga nagu tegelikult kõigi seda sorti ühisloome rakenduste puhul on samamoodi Wikipeediaski, et suur osa on tarbijad ja siis üks väga väike osa on neid aktiivseid inimesi, kes ka siis ise panustavad selle infoga. Et me räägime igal ajal hetkel umbes 10 paarikümnest sellisest aktiivsest inimesest, kes kaasa löövad ja siis ülejäänud on sellised, kes pilte lihtsalt vaatavad. Aga aja jooksul vist on üle 6000 inimesi, kes on vähemalt ühele pildile asukohta märkinud. Nii et selles mõttes seda on päris korralikult, aga nagu ma ütlesin, et kuna see geokodeerimine või asukoha märgendamine on selles mõttes spetsiifiline teadmine, et me saame seda teha üldiselt ainult nende kohtade kohta, mida me ise tunneme. Loomulikult Google Street View on väga suureks abimeheks, niiviisi virtuaalselt reisides, aga ikkagi kõige lihtsam on ta nende inimeste jaoks, kelle kodukoha pildid need on. Ja sellepärast ei saa teha seda igaüks, et me tegelikult vajame neid inimesi, neid kaasalööjad igalt poolt üle Eesti. Neid pilte Eesti muuseumi kogudes on ju igalt poolt üle Eesti ja et selles mõttes, mida laiema tuntuse saab ajapaik, siis loogiline oleks, et kasvab ka see väike protsent neid, kes ise kaasa löövad. Absoluutselt. Kus maal te olete ja mis see Eesti Vabariik 100-ga nagu seotud on, et mis te selleks ajaks valmis tahate saada? Jällegi, kuna ta on selline pigem protsess, et ei ole küll määratlenud midagi konkreetset, mida me valmis tahaksime saada. Ehk siis 1 miljon pilti või 1 miljard pilti või ma isegi ei tea, mis see suurusjärk teil palju on, et palju siis peaks olemas olema või ma ei tea, mitu tänavat me võiks vaadata siis keskajast saati, ma ei tea, kodeerituna või mis see vaade peaks tekkima? Mõõtkava mõttes ajapaigus on praegu peaaegu 100 000 pilti, 95 pluss. Ja samas Eesti fotokogud, kui kõik erinevad fotokogud kokku liita, siis see on umbes 1 miljon pilti või üle selle, eks ta kasvab ju ka pidevalt, aga meil on mõned suuremad kogud, kus me räägime 100 000 ühikutest, nagu Rahvusarhiiv või Eesti Rahva Muuseum ja põhimõtteliselt on mingisugune fotokogu igas muuseumis.
nii et miljonini on veel ikka natuke minna, jah? Ja teiseks loomulikult sellest 95 000, mis meil praegu ajapaigas on, kaardile märgitud tänase seisuga on, vaatan isegi, kas nüüd on juba 54 000 veel ei ole, ehk siis 53 654 pilti. Et tegelikult juba praegu ajapaigas on mõlemad numbrid on kasvanud, aga samas on kasvanud ka need käärid seal vahel, et neid pilte, mida mitte keegi ei ole veel märkinud, on ka järjest rohkem. Nii et selles mõttes, aga ilus ümmargune number on siin küll praegu. Hüppas ette või? Ei, 7000 on olnud neid kasutajaid, kes on midagi märkinud. Kes on midagi märkinud. Okay. Kuidas ettevõtted teid toetada saavad? Või kes teid üldse toetada saab? Jaa, nagu mainitud, me oleme MTÜ, selle projekti omanik, mittetulundusühing Eesti Fotopärand, nii et seni oleme me saanud sellist nii-öelda grandipõhist rahastust, et meid on toetanud Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, nüüd EV100 ka seoses ka Kodanikuühiskonna Sihtkapital, aga selge on see, et siin on mitu tahku, et ühelt poolt kui rääkida sisulise külje pealt, näiteks esiteks, siis eelmisest kevadest me avasime selle võimalusega, et kõigil on võimalik lisada ka siia neid vanu pilte. Mitte üksnes neid kaasaegseid korduspilte vanadest, vaid ka vanu pilte. Nii et tegelikult väga huvitav oleks ka just sellist erakogudest ja miks mitte ka ettevõtete arhiivides leiduvat pildimaterjali ajapaigas sammoodi kaardistada, et tegelikult me viimase 20 aasta jooksul on Eesti füüsiline keskkond muutunud ju tohutult ja võib-olla suurema intensiivsusega kui enne seda 50 aasta jooksul ilmselt. Nii et tegelikult, kui on olnud ettevõtteid, kes on oma muutumisi ja ütleme just sellist keskkondlikku muutust, et kus me saame rääkida vaadetest ja kohtadest, on seda dokumenteerinud ja kui nende kogus on mingisugust sellist materjali, mis tegelikult praegu võib-olla ei ole laiemale publikule kättesaadav, aga võiks ju samamoodi huvi pakkuda, siis see on esimene asi, et kutsuksime tõesti ka sisuliselt panustama oma arhiividest sellist materjali välja otsima ja ajapaika lisama. Teiseks, siin on äärmiselt oluline kohaturunduslik mõõde. Et tegelikult me räägime ju kohtadest, kohtade ajaloost, sellest, mis kuskil millalgi on olnud ja tegelikult suur osa turismist on ju seotud ka tegelikult ajaloo ja kohtadega. Me käime vaatamas kuulsaid hooneid, ehitisi just sellepärast, et milline ajalugu nendel objektidel taga on. Nii et seal tegelikult ma arvan, et huvi ka siis selle ajaloolise pildimaterjali vastu on hästi loogiline ja et tegelikult näiteks miks mitte kohalikud omavalitsused või sellised piirkondlikud turismiarendusorganisatsioonid või nii-öelda kehad võiksid ka sellest huvitatud olla ja nii et ja miks mitte iga ettevõte on mingisuguses kindlas ruumipunktis, et kui seda ajalugu siis üheskoos nii-öelda ühele platvormile kokku koguda. Ja rääkimata muidugi sellest, et ega ülearu ei oleks ka mitmesugune praktiline abi. Et tegelikult sellise IT-projekti kohta oleme me seda ikkagi suhteliselt põlve otsas teinud. Nii et tegelikult kui on ettevõtteid, kes ka mingil osa oleksid valmis konsulteerima või sellist tehnilise külje pealt kaasa aitama, siis oleksime väga tänulikud, kui need ühendustataksid. No nii, Rain, mis mõtteid sulle see tekitas? Mis sa arvad, kuidas ettevõtted saaksid toetada? Mulle nii meeldivad vanad fotod. Üliäge on ju. Tõesti, ja eriti need, mida saab kõrvutada sellega, et ma kogu aeg otsin neid fotosid Kalamajast, et milline ta enne välja nägi ja milline ta nüüd välja näeb ja tegelikult meie linnamälu on nii lühike, et isegi 5-6 aastat vahel võib olla nii põnev vaadata, et mis juhtunud on. Ma üks päev just käisin enda seal kontori kõrval ühes see on vist Arsi majas üks kohvik nimega Kohvik ja seal on 2 suurt panoraami aastast äkki kas 2003 või midagi sellist seina peale. Ma kohe olin seal maali või nende suurte piltide ees ja uurisin, et mis on linnas muutunud. Nii et tegelikult
mis ma öelda tahan, on see, et see emotsioon on selles projektis olemas ja võimalus nostalgiale mängida on absoluutselt, et kus kohas nüüd seda emotsiooni ja nostalgiat täpselt rakendada. Ma esimese asjana kohe mõtlesin, et kohutavalt populaarsed on ju fotojahid, igasugused teambuildingu üritused, seltskonnamängud, et see on üks väga hea platvorm selleks, et iseenda piirkonda tundma õppida läbi vanade fotode ja vaadata, mis muutunud on, et ma arvan, et sellised seiklusmängude korraldajad võiksid olla küll täiesti strateegiliseks koostööpartneriks ja siis teine, kuna ma olen ikkagi ka tehnoloogiast läbi imbunud, siis ma kohe mõtlesin sellisele lahendusele, et selline igamehe muuseum, et võiks ju panna sellise tableti kuskile puki peale, tablet teab oma asukohta ja kuvab sealt mingisuguses keskkonnas siis piirkonnaga seotud fotosid, et muuseumite töö läheks ka lihtsamaks, et need fotod on ühes andmepangas olemas ja saab selekteerida neid selle koha järgi, nii et see on nüüd jälle big data teema, et kuidas tõesti need andmed nii täpselt kokku viia, eks ju, et kõik need miljon pilti kunagi oleks nende geoandmetega nii täpselt kokku viidud. Aga jah, ja minu arust see, nagu sa ütlesid, et see ettevõtete panus tõesti, Eesti ettevõtetel on ka aastakümnete pikkused arengulood, et ma arvan, et see võib väga paljudele klientidele olla väga põnev materjal vaadata, mismoodi on ühe ettevõtte, ma ei tea, peamaja muutunud läbi aastate, et siin ma arvan, et potentsiaali on kõvasti. Iseküsimus on nüüd see, et milline nendest kõige kiiremini ja kõige kindlamalt sissetulekut tooks, eks ju, et see projekt ära ei sureks puhtalt sellepärast, et finantsid saavad otsa või entusiasm otsa saab, mis võib ka vahel juhtuda, kui finantsid otsa saavad. Et sellepärast ma Estiks küll teeks koostööd nende seiklusturismi ettevõtetega, sest see on selline äge liikuma panev jõud, et inimestel meeldib liikuda koos ringi ja kui fotojaht panna sellesse võtmesse, et noh, mis vana koht see siin on, eks ju, et siis võib see päris põnev olla. Ma küll mängiks. Just, tegelikult see mängu aspekt on siin ajapaigas ka olemas, aga me oleme seda aja jooksul, kuidas öelda, võib-olla natuke vähem isegi rõhutanud, sest aga iseenesest seesama fotojahi põhimõte, aga et mitte ainult nagu mängu pärast, vaid ka, et selle mängu käigus tegelikult me koguksime mingisuguseid uusi andmeid, mis kas meile endale selle avastuse tegijatele, et me näeme tõesti oma silmaga, kuidas midagi on muutunud, aga kui me sellega nüüd nii-öelda talletame ja teistega jagame, siis on kõigil võimalik, eks ole, võrrelda neid kohti, isegi kui nad neid kohti ei tunne või sinna ise kohale ei saa minna, nad näevad, et ahaa, et see on täna hoopis teistsugune kui varem. Ja iseenesest me oleme ajapaigas, on siin taustal olemas see selline nii-öelda mängustamise põhimõtted ka, et kõikvõimaliku osalemise eest saab mingisuguseid virtuaalseid punkte ja ma tean, et see kohati toimib täiesti, et inimestel tekib hasart, et ma tahan, et nagu seal natuke edetabelis kõrgemale nihkuda, aga samas ütleme viimase 2 aasta jooksul see äratundmine on olnud pigem selline, et sellisest mängust võib-olla olulisem ongi just nimelt liikumine sellise suurema sotsiaalsuse suunas selle platvormiga, et kui me mõtleme ajapaigas või mina või keegi, ma ei ole moderaator ega administraator, et me oleme püüdnud selle oma teadmistega panustamise nii-öelda läve viia võimalikult madalaks, et isegi sa võid pildi kaardile märkida anonüümse kasutajana, sest isegi kui sa seda teed valesti, siis see suurt kahju ka ei tee, ütleme niiviisi, et see võib olla isegi selliseks nagu poleemika alustamiseks, et keegi teine näeb, et aga see on ju vale koha peal, et ma oskan õigesti panna. Aga loomulikult on kohti, mis on keerulised pildid, hävinud hoonestus, raske täpselt paika panna ja kui nüüd üks kasutaja arvab, et see on selle koha peal ja keegi teine arvab, et aga minu meelest hoopis seal, siis see on puhas diskussiooni koht. Et tegelikult ütleme, need 2 inimest võiksid ka
teada saada, et neil on nüüd selle ühe sama pildi osas mingisugune eriarvamus ja nii-öelda vaielda selle selgeks või et noh, et see, kes esimesena ta kuhugi märkis, saab siis mingisuguse teavituse, et sinu pandud asukohta on muudetud, et kas sa oled selle muudatusega nõus või tahad vastu vaielda. Et kõik võimalikku sellist mehaanikat on tegelikult meil praegu puudu sellel platvormil, aga sooviks seda kõike lisada, jah. Mulle täitsa meeldiks, kui ma siin suvi tuleb, niikuinii hakkan mööda Eestit jälle rändama, et kui mu telefon annaks mulle märku, et kuule, sa jõudsid huvitava kohani, et vaata, milline see koht vanasti välja nägi ja tee üks värske pilt, et tegelikult niimoodi, noh, ma täiesti kujutaks ette, et ma täiesti hasartselt uuriksin ja seoksin ennast järjest enam selle keskkonnaga. No, siin rääkides mobiilist, siis siin jälle sellised nüansid, et näiteks Tallinna kesklinna puhul Raekoja platsis, ma arvan, vist on 1000 pilti juba praegu. Et ühesõnaga või Tallinnas on üldse see kontsentratsioon praegu kõige suurem, nende piltide kontsentratsioon, mis on kaardile märgitud. Tallinnas vist maju ka kõige rohkem. Ja kõike on kõige rohkem, et siis neid teavitusi peab väga hästi doseerima. Et mille alusel. No küll, et targad pead selle juba välja mõtlevad. Aga selle ülepildistamise jaoks me oleme just praegu uuendamas oma mobiilirakendust, mille idee ongi siis iseenesest see, et ma näen neid pilte oma lähikonnast või ma võin sorteerida just nimelt kauguse järgi endast ja kui ma olen selles õiges kohas ja siis selleks ülepildistamiseks ta kuvatakse siia selle kaamera vaate peale niiviisi pool läbipaistvalt. Ja mul on võimalik seda läbipaistvust siis reguleerida, selle vana pilti zoomida, et tegelikult mis teeks selle siis õigesti kohakuti asetamise võimalikult lihtsaks. Ja tõesti teeb selle nagu palju kättesaadavamaks, et neid enne ja nüüd galeriisid on palju, aga tegelikult ka pilte, mida võiks niiviisi ülepildistada peaaegu lõpmatuseni. Nii et selles mõttes siin tõesti nagu osalejatele mingisugust piirangut niipea näha ei ole. Mis jätkusuutlikkusse puutub, siis alustasime möödunud sügisel koostööd Norra Muinsuskaitseametiga, kes oli just huvitatud sellest ajapaigast platvormina. Nii et me sisuliselt võib see oli kutsutud hange, aga nii-öelda white label põhimõttel me panime selle sama platvormi üles neile, et nad saaksid oma fotoarhiivi jaoks kasutajatelt andmeid koguda. Ja tegelikult see on ülemaailmne trend praegu, et järjest rohkem sellist avalike kollektsioonide ainest jõuab ka näiteks siis Wikimedia platvormidel, Wikimedia Commonsisse, Wikipediasse ja seal samamoodi tegelikult tahaks just sealt kaudu nii selle ülepildistamise kui selle asukoha märgendamisega liikuda Eestist välja, et selle keskkonna ja platvormiga. Aga Eestis seda tööd jätkub ka kõigile. Väga äge. No mina, kui ma kuulasin, siis mul tuli nagu kaks mõttesuunda, et üks oli ikkagi teema kinnisvaraarendajad, kelle puhul on üsna oluline see, et nad üritavad ju ka rääkida ikkagi neid lugusid, eks, et mis siin varem oli ja see on nüüd see vana tehas, millest me tegime seda ja enne seda oli veel see ja see. Et ma arvan, et seal võiks ka olla neil, kuigi see puudutab nüüd mingit konkreetset väikest piirkonda, et aga neil võiks endal olla huvi vähemalt saada nagu seda kasutada ja võimendada ja näidata tõesti võib-olla natuke rohkem siis, et neid huvitab, mitte kõiki küll ei huvita, eks ju, et mis seal taga on, mõned tahavad lihtsalt sellest vanast lahti saada, aga mõnesid huvitab ka. Ja teine mõttesuund, mis mul tekkis, oli ikkagi nagu teema lapstööjõud. Ehk siis ma arvan, et see on ka baasoskustes kinni, ehk siis, et koolid, ma kujutan ette, et kõik koolid teevad mingeid kodulootunde, eks ju, uuri välja, kus on sul see tähtis mälestusmärk ja kus on see maja ja kus on see kirik ja mis ta oli kunagi varem. Ehk siis, et üsna paljudes kooliprogrammides minu meelest on nagu standardina sees mingi selline kodukoha ajalugu. Koolid võtavad seda vähem või rohkem tõsiselt, aga ma arvan, et tänapäeva lastel oleks seda lihtsalt tohutult palju ägedam teha, kui nad saaksid ise otsidagi teha koolitunni nii-öelda teie juures, igaüks õpib selle geokodeerimise ära, saate õpetada, praegu koolis nad on ju hädas, et kõik õpitavad mingeid üksikuid osaoskusi, selle asemel, et õppida nagu pilte geotäägima, nad õpivad võib-olla pildist
pildistamist ka ei õpi, eks ju, õpivadki mingit, ma ei tea, geograafiat kaardi pealt, et ma arvan, et see oleks lihtsalt nagu äge lisand kooliprogrammile, kus nad läbi aastate saaksidki ju võtta mingi piirkonna ette ja nii-öelda klassi kaupa korda teha ja läbi töödelda. Omandaksid olulised oskused, kuidas pilte töödelda, mis see ajalooliselt tähendab, õpiksid ajalugu, kuidas asjad muutunud on, eks ju, näeksid natuke rohkem seda oma piirkonda, arendaksid oma IT-oskusi ja ma arvan, et kui sinna nagu selline projekt juurde teha, noh siis lapsed on selles mõttes nagu hea märksõna, et sinna kindlasti tuleksid nagu ettevõtet toetama taha, eks ju. Nii kui ma ütlen, et mul Eesti, ma ei tea, palju neid koole jäänud on, üks suurusjärk 600 on vist Eestis olnud, et vaata, et mul nüüd Eesti 500-600 kooli, kõik osalevad, igaüks on võtnud endale eesmärgis mingi piirkonna kaardistamise, noh me saaks suhteliselt ühtlaselt kaetud, eks ju. Et siis ma olen suhteliselt veendunud, meil on väga palju ettevõtteid, noh Kalev, Tere, kes iganes, kaubandusketid, kes iganes on huvitatud sellest, et olla nii-öelda laste maailmas olemas, laste pildil olemas, kes oleksid tõenäoliselt hea meelega nõus panema välja auhindu, toetama seda, teie saaksite endale ressurssi juurde, loomulikult see eeldab sellist korralikku koolitusvajadust, aga samas oleks võib-olla suhteliselt lühikese aja jooksul võimalik nagu teatud taseme hüppe saavutada. Ja kui see põlvkond kasvab teadmisega, et niimoodi tehaksegi, ja see ongi tavaline, et mitte ainult Rain ei lähe suvel puhkama ja hakkab pildistama, vaid kõik käivad juba nutikatega ringi ja näed, kuule, see maja on siis baasist puudu pildistame. Et tegelikult see põlvkond pildistaks sul järgmised 30 aastat neid asju, eks ju. Et aidates tuua lisaressurssi. Ma arvan, et kui me lähme nagu lihtsalt kogu rahva peale, siis on väga palju inimesi, kes lihtsalt ei jõua või ei jaksa või kellel on mingid, ei oska õppida, aga just selle noore põlvkonnaga nii-öelda kasvatada nii seda oskust, arusaamist kui ka patriotismi, et ma läheks küll sinna nagu umbes seda liini nagu otsima. Mulle nii meeldis, kuidas sa lapstööjõust jõudsid hariduseni sujuvalt. Vabandust. Ei, ma olen täiesti nõus ja ma arvan tegelikult, et siin on ka selline väga tugev põlvkondade vahelise nii-öelda silla ehitamise koht, et siin ongi need erinevad ülesanded ongi, ütleme, vanem põlvkond on see, kes võib aidata, ütleme, seesama, noored lähevad oma vanaisade vanemade juurde küsima, et kus see pilt tehtud on, et näiteks kas sa tunned ära selle hoone, et on ju maju ja kohti, mida lapsed ise ei oska ära tunda, sest nad on nii palju muutunud. Aga kui nüüd vanem põlvkond või kui nad üheskoos aitavad nad kõigepealt kaardile märkida ja siis, ütleme, lähevad need lapsed oma nutikatega neid üle pildistama, et noh, et see on see koht, kus siis tegelikult ka lastel tekib sellest ajaloost noh, tegelikult täitsa selline isiklik nii-öelda kehaline kogemus, et kui sa oled nagu käinud kuskil ja vaatad, ahaa, ja tunned ära, et tõesti siit veel see üks maja on alles, aga kõik muu on muutunud, on ju. Et tegelikult need teadmised asetuvad ka tõesti paika, et see hariduse suund on meil ka kogu aeg kaardil olnud ja haridusministeeriumilt ka paari aastast saime ühe toetuse, aga lihtsalt jah, et noh, ütleme, et veel ei ole jõudnud sinna piisavalt fokusseerida, et siin on selle baasrakendusega ka veel üksjagu tööd ikkagi. Eks see küsimus ongi fookuses, et kust alustades või edasi liikudes tuleb kõige rohkem tagasi, eks? Jah. Ja ma arvan, et tegelikult, et eks te seda baasrakendust saate ju kogu aeg järjest paremaks teha, aga lihtsalt kui ma küsida nüüd seda, et Eesti Vabariik 100 on tulemas, on suhteliselt hea nagu selline, kuidas ma ütlen, patriotismi võimendamise hetkeks. Kindlasti. Et sul on seal hetkes võimalik hästi palju asju ära teha, et võib-olla lihtsalt selline suurem võimendamine nagu plaanida kuhugi sinna, 2018 on enam-vähem see aeg, mis te jõuaks praegu planeerida ka. 17 juba hakkab käest ära minema suuremate asjade jaoks, aga kui tahta teha näiteks midagi 2018 kevadel, suvel, kui saab ilusaid vaateid, kindlasti on talvepilte ka, et siis sinna nagu täitsa ju jõuaks, et saaksite niisuguse üldrahvaliku põlvkondade vahelise mobilisatsiooni. Täitsa nõus, ma loodan, et me selle mobiilirakendusega järgmiseks aastaks peaks küll kindlasti sealmaal olema tehniliselt, et võiks suurema kampaania ette võtta. Väga äge. Aga aitäh, Rain, kaasa mõtlemast, aitäh, Vahur, seda ägedat lahendust tutvustamast ja mina tänan meie saatekuulajaid ja kutsun taas kord kuulama nädala pärast. Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.